Nõnda hea Hilara sõber küll on ikka ilus ja mõnus ilme väljas. Eks laevameestele tähendab see seda, et ammu oled ju hiljaks jäänud, aga sel aastal on Hilaral väga palju uusi arendustöid, kui valmis saame, siis näitame. Praegu aga mina siin vahelduseks olen nokitsenud mootori kallal. Siin on üks huvitav detail, see käib CNV-pumba koja kate. Selle taga on selline asi nagu impeller, mis pumpab siis pumba oluline osa, see tõmbab jahutusvett. Aga siin on siis see gaas ehk kaan, kuidas keegi tahab ütelda, valesti või õigesti. Ja nagu näete, siin on sellised kulumis servad sees. Impeller ehk see väike kummis propeller on siin kõvasti vett pumbanud ja on aeg täis saanud, teise poole olen ka sinna keeranud ja iga asi mootori juures on olulise tähtsusega. See väikene jupp räägib ka ühe põneva loo, kui me kunagi aastaid tagasi hea sõber Olafiga, kes on meil seal kogu aeg igal reisil kenasti kaasas. Ja tulime parasjagu Piirissaare kandist ja järsku kadus meil jahutus ära keset tormist merd. Ei saanud aru, milles asi võib olla. Olaf oli roolis, andis siit kõvasti veel gaasi, et äkki siis suure hooga tõmbab pump ka vett ülesse. Selle gaasi andmise peale lendas aga hoopis küljest ära tossutoru ja kogu mootori toss hakkas tulema kabiini sisse. Kõva laine, maast laeni, kogu ruum tossu täis. Teed ukse lahti, laine hakkab sisse lööma, nii me seal siis heitlesime. Ega ilma jahutuseta mootoriga väga kaua sõita ei saa. Õnneks tuli Räpinast suur kaater, mindi just Metallica kontserdile, 1000 tänu siiamaani tagasi veel. Saime kuidagi ikkagi ennast veetud siis Praagale ja seal uurides selguski, et see kaan on kulunud ja pumbas pole piisavalt sellist õrendust ei tekita see pump. Aga saime ikkagi selle vee kuidagi jooksma ülesse ja tossuturu vahelt tuli ikka seda tossu, nii et me sõitsime nagu auruvedur vahepeal ringi. Kogu asja lustiline pool on see, et millegipärast Tartusse jõudmise asemel läks juba pimedaks. Järsku ma hakkasin kahtlustama, et me ei olegi enam Emajõel. See toss oli oma töö teinud. Võib-olla oli natukene ka seal tooli all olevad asjad süüdi, aga ainult natukene. Sest tuleb ikka hoida sirget sihti ja ma kahtlustasin, et me oleme pööranud millegipärast ahja peale. Oli pime, meie reisilaev oli täis, tuledes ja valges, kui jõgi hakkas muutuma juba kitsamaks kui laev ja nurga tagant või viimasel käänakul, mis me läbida saime, nägime poisse kummipaadiga keset jõge, kes vaatasid meid nagu lummutist. Ja me küsisime, tere poisid, mis jõgi see on? Poisid vaatasid meid, meie laeva ja ütlesid solvunult, see on Ahja jõgi. Me ütlesime, ahah, suur tänu ja läksime tagurpidi teed tagasi. Ja ütlesime, et käige teie kindlasti merekoolis. Muidu eksite 2 jõe, ka sellisel juhul ära, kui on valida ainult 2 jõge. Aga nii, et tähtsusetut detaile tegelikult üheski laeva mootoris ei ole. Seda võime kinnitada, ehkki veneaegset võrrimootorit lahti kokku pannes jäi alati peotäis midagi üle ja minu meelest see mootor töötas ka järjest paremini. Meie saame juunikuuks laeva valmis, värvitud, laiemad reelingud, mõnus on inimestel käia, taga on ujumis, selline astang tehtud, kenasti saab sealt minna. Laev on heas tervises ja toonuses ja siis hüüame juba kõiki kenasti pardale ja loomulikult meie hea sõber Olaf on mõttes ja ka füüsilisel kujul seal seina peal alati meie kaasas, nii et kohtumisteni.